on siis selline päev, et tulime jälle Emajõele, et praegu oleme siis Ralfiga paadis, üritame koha kätte saada ja vanameister Rein Truumetsa selle pissime kalda peale. Tema istub tonkade peal, talle meeldib niisugune vaikne mõnus istumine ja pärast ma viin Ralfi minema, see saab niikuinii rohkem kala kui mina. Mul kopsu üle maksa, siis ma viskan ta paadist välja ja lähen ka Reinu juurde istuma. Täna pole mitte midagi filmida, sellepärast et teisel pool meid on Tartu üks suuremaid kohakunne ja tund aega tagasi ei olnud temal veel mitte ühtegi võtet, hommikust saadik on püüdnud. Esialgu oleme saanud ühe poolkahtlase toksu, aga see on kogu muusika olnud. Püüame, vaatame, mis saab. Lähme siin alla. Siis vaatame sealt. Kaamerad käima panna muidugi ei jõudnud, aga ühe koha oleme kätte saanud. Võttis siis sellist natuke pruunikat lanti ja mis eriti palju rõõmu teeb see, et Ralf ei ole siiamaani mitte ühtegi kala kätte saanud. Praegu on veel kõik hästi. Palju kaalub? Lase tagasi ka. Ralf, mina ei ole eriti tagasilaske vees, kui kala on mõõdus ja ma olen tulnud, siis ma söön ta ära, et ma nagu ei lase teda küll tagasi mitte kuhugi. Ralfi ma olen tänaseks maha pannud, teen siin natuke veel üksinda tööd ja siis lähen otsin Reinu ülesse ja mööseks tonkade peal istuma. Reinu on nüüd siin laagri sisse seadnud endale. Kuidas päevaka on möödunud? Päevaka on nagu ikka persesega, siis midagi siis teistmoodi pole. Idatuul viis tünnist ka kala ära või? Võttis vorstid ka kaasa grilli pealt või? Et oli mul kiisaga, oli mul kõva võtmine, kiisaga pani raisk üle jõe sinna, aga auginäru, võis olla niisugune paarikilone aug, aga aug kindlasti, selle lõiks läbi, see ei saa muud olnud. Auginärrakas. Auginärrakas, jah. Nüüd seame siia mõnusat laagri sisse, ööseks me siia jääme, sääsed on juba kohal, küll et meid purema tulevad ja ilm on siuke, et siit võib vihma ka saada. Angerest me nii ei saa, sest vaata, mis seal kuradi üleval on. Ei, ja Angera lootusi on meil ausalt öeldes minimaalsed Angera lootused. Aga võib-olla saab siit mõne kuradi koha latika. On meil siis see kala kõige tähtsam? Ei. Minu arust ei ole. Kõige tähtsam on ikka jätkuvalt see, et saaks siin istuda, möölinet ajada. Jah, ja vaata, ükskord võib juhtuda niimoodi, et enam minusugune siia ei saa. Minul on ka õlu. Palun. Kirsi Porter. Miks sellist naiste õlut jood? Niuke toodi. Ma ei joosta õlut. Vorst kärssab ja õnged on leos ja kaha ei võta ja niuke see eluk on. Ja sääske must miljon muidugi. Kala ei ole kõige tähtsam täna. Mina ei tahagi saada siit ühtegi latikat. Koha võiks olla, auginärakaid pole tarvis. Teeme siit kala saada. Läheb söögiks. Või jamasugune mürts ja kohe on jõulud. Aga päev läheb juba lühemaks ju. Jah, pikka aega juba. Ega siin pole midagi, siin oota ka augustikuud ja hakkab jälle kuradi ring peale.
Ameerikas või? Kurat, nii sitta kevadet pole küll olnud, kui see eest oli. Täitsa perses kõik. Mina vihastasingi selle mere peal. Perseres, kuradi, antakse kuradi paar ilusat kala ja ülejäänud aja kuradi on sul üks kuradi keberniit kogu aeg. See nagu tüütab ära ja siis ma mõtlesin perser, et ma lähen ära jõkke ja sain kohe esimene päev, sain kilo 400 ja kilo 300. Mingi väikeste vahedega, 2 kala. Jõekalad ju niisugused on ju ilusad. See on ju kena võtta koju. Ma siin nüüd mõned tunnid istunud ja ühtegi võttu saanud ei ole. Olla on juba mõnus, nahkkiired lendavad. Sääsed on ära kadunud kuskile. Ma vist lähen kobin magama ja pensionär jääb siis õngesid valbama. Just, magatud ka nagu juba küll. Eks ma nüüd homme magan või ülehomme. Hommikul võitleme siis edasi. Katsume ikka mõne koha veel kätte saada. Hommik on käes ja mina olen mõnusalt välja maganud, aga Reinu on mõnusalt välja magamata öö otsa valvanud tonkasid ja Reinu tulemused on siis millised? Kujund on selline. Tähendab, kalu muidugi on päris palju saadud, aga kaladeks nimetada on natuke raske võitu. Nüüd ma olen Kiisa Rein. Ma arvan, et ma sain siit mingisugune 30 kiiska, võib-olla ka 40. Söövad ära kurat kas või saapad ja sokid jalast. Ja teisi kalu ligi ei lasta. Truumets, kes tuli siia, ütles, et tema on tonka mees, et tema hakkab tonkaga püüdma. Siis mu käest hommikul, et Kumber, kas sul on mulle anda ritva ja rulli, millega saaks hakata koha taguma, nii et Truumets saab nüüd kohareinuks saada. Nüüd läheme peale ja vaatame, kuidas päev kujuneb. Mis nüüd juhtus, Truumets? No mis juhtus? No vaata kuradi oinastres. Aga hetk tagasi, mis nägu sa olid? Tundsin selle paugu ära. Vahepeal on 2 tundi kõvasti vihma sadanud ja kaamerat välja võtta ei saanud, aga selle eest läks nagu eluke oluliselt lõbusamaks, et kõigepealt sain ühe alamõõdulise koha, siis sain sellise augi, mis augi rojuga kaalub. Augi ei ole suur, 1,7 kilo. Aga siis läks eluke veel lõbusamaks. Siis tuli tänane esimene koha. Vot, selline ilus poiss. See ei ole ka väga suur. Vaatame, mis siis tema kaal on. Ei ole jah, 920 grammi. Noh, natuke alla kilo koha. Aga siis läks eluke natukene veel ilusamaks. Kohe peale seda koha käis üks ilus togimine. Siis tegin paar piset veel. Vot siis tuli selline koha. Siuke koha teeb juba tuju heaks. Pikkust on tal 61 sentimeetrit. Paneme talle kaaluga külge. Vaatame, mis siis kohake kaalub. Kohake kaalub kilo 920 grammi. Et igavesti kuradi äge. Tegelikult ikka väga kihvt võiks öelda. Kohad, näitan ka, millega sain. Siis sellise rakendusega ja siis Berkli siukene rohekas allikas või rohekas hõbedane rutt on see. Eelmisel nädalal jahipaunast ostsin. Nii et töötab küll väga hästi. Rein, ja kuidas sul läheb?
läheb veel üks 20 minutit sama rida ja siis üks mees ujub kaldale, sest visatakse üle parda kõige oma kohadega. ei tea, mille pärast. No vot niimoodi, mina olen saanud ainult auge, mis ma olen ise tagasi visanud. ei ole saanud koha. nii, ja nüüd on tuju rikutud, jah? Tuju on perses, kui ennem kiusasid kuradi need kiisad, siis need rõksud, nüüd kiusab kummer raisk ja Panski Matt raisk. Milleks ma siia ronisin, tekib küsimus. püüa ja ära mölise. Muidugi on see öeldud lootusega, et järgmine vise tuleb mulle 3,5 kiloni koha. aga üks togis sul siin just ju? Togis jah, aga noh, ega see võis ka aug olla. Ega see ei tea. Vaatad, rohuserd seal on see ju, kurat. Ega siin pole turistil kerge, ütleme nii. Nii, lõpuks ometi on kinni võetud ka Rein Ruumetsa esimene Emajõe koha. Just täpselt. Nagu naerul. Kummilutiga raisk. noh, mis tunne on? Hea tunne on. Hea tunne. no Rein Oru. Hea tunne on. noh, näita kalakest ja näita lutikest. Lutik on seesama see kuradi. jaa, ikka. Lutt on siis Berkli lutt. noh, ei ole nii suur kui kummeril, aga ei, ma arvan, et see on suurem kui mu see väiksem. see on suurem kui see väiksem ja aga mitte nii suur kui see kuradi suur kala. See on kilone kala, rohkem ei ole. Kohe saame teada, kas on kilo või on rohkem. Mina ütlen, et see on kilo ja nõksa peale. Kaal näitab meil praegu nüüd siis 0. Nüüd pannakse külge ilusti. noh, mis sa ütlesid? Ma ütlesin kilo. Vale. Kilo 220. noh, süda rahul. jah. Viimane vise. Aitab küll. korras aeg kotta ära minna, nii et järgmise korrani.